Heiki, miks sa kandideerid Eesti presidendiks? Ma arvan, et täna, kus paar aastat juba käivad sellised ägedad debatid, mis kohati lähevad ägedateks juba sõnavalinguteks, vajab Eesti presidenti, kes räägib nii, et inimesed saavad aru, mis ta ütles. Et neile ei pruugi see alati võib-olla meeldida, aga tähtis on, et ta ei õpetaks või ei annaks hinnanguid või pahandaks, vaid ütleks seda, mis ta mõtleb, ja ainult niimoodi neid keerukaid teemasid, mis on väga palju seotud siis uute tundmatute suurustega inimeste jaoks. Ja seetõttu nad pelgavad või on mõni isegi hirmul. Ja kui veel siis mõni partei neid hirme nagu võimendab ja üles kruvib veel, siis ongi vaja lihtsalt ja selgelt rääkida, et inimesed saaksid aru, mis, milleks, miks, mida siin annab teha, mida ei anna teha. Ja see, et maailm on muutunud meie ümber, see on tänu siis kõikidele uutele vidinatele, mis info ühest punktist teise laksuga liigutavad. See on nagu paratamatus, et me peaks võtma seda kui loodusseadust, millega ei ole mõtet võidelda. Paraku mul kohati näib, et mõnele meeldib võidelda ja on vaja inimestele öelda siis selgelt, kes on meie sõbrad, kellele me peame lootma selles tänases maailmas, ja rumal oleks siis imetleda oma naba ja arvata, et meie olemegi see maailma keskpunkt. Kaasaegses maailmas ei ole sellist riiki olemas. Aga palju räägitakse avatud ja suletud Eestist. Heiki, milline on sinu jaoks avatud Eesti? Minu jaoks on avatud Eesti riik, kus inimesed tunnevad ennast loomulikuna ja kui nad saavad olla loomulikud, siis nad on ka vabad, õnnelikud, siiralt õnnelikud. See eeldab, et me hindame iga inimest, kes siin elab, sõltumata sellest, siis on ta mees või naine, on ta usklik või mitte, või mis usku ta on. See väike põnn sealt Hiiumaalt on tänaseks meheks kasvanud ja nüüd sai Eestis tuntuks tänu ühele telesaatele. Ja ta on eestlane, kuigi nahavärvi järgi tõmmun kui meie, eks ju. Nii et ka tema, ma arvan, et avatud Eesti on ka tema jaoks õnnelik riik, kus ta elada tahab. Nii et naeratame rohkem, vihastame vähem. Et ma olen nõus kõigi inimestega rääkida, isegi selle mehega, kes Facebookis, kui tuli välja uudis, et ma olen valmis kandideerima presidendiks, lubas mu pea kaikaga pooleks lüüa. Et hea meelega räägiks ka temaga juttu ja arutaks siis seda. Aitäh, Heiki, ja edu sulle! Ole tubli!